8 aastat, mis ma olen jah, et ta on ise suhelnud selle Maikega. Joo. Piisega. Maikega on suhelnud Piisega ei tea. las olla, räägime omavahelis. Ega vast ei ole nii pikk jutt. Ma arvan, et ega ma ise ennustasin, et ega sa palju targemaks ei saanud. Aga muidugi sa avanud. Madis, kuule, saad mulle läppari anda, ma võtan oma märkmiku, kui paar märksõna kirjutamisel. Siuke center, vaata, sest info läbi käib. Power center. Twitter, ma iska meelde. Kord ka sulle. Saaks ajale nähti palju ka. Mis see? Saaks ajale nähti palju ka. Panen sulle? Ei, mul must on. Kuidas ta teeks? Võt. Kuulaga siis lühidalt ma äkki hakkame vaikselt kokku võtma. Jaa. Mis ta, ma mõtlen, kust otsast ma alustan. Ma alustan sealt otsast. Et tema nagu üldine sõnum oli see, et ta täpselt ei saa aru, mida me tahame. Et kui me nagu isiklikel kokkulepete läbirääkimistel nagu konstruktiivselt ei osale, eks ju, ja kollektiivlepingu läbirääkimistel ei tule, aga meedias midagi ilmub, et mis see siis toimub. Nii. Ja siis ma nagu selgitasin seda sama, mis ma rääkisin eelmise nädala Piretile, et on olemas kiire meetod kokkuleppe ja siis see aeglane versioon. Et ta võttis selle teadmuseks ja sai aru, et nüüd käib siis nüüd aeglane, aga me oleme avatud pakkumistele. Nüüd tuleb nii kollektiivlepingu osas edasi liikuda kui ka sinu isiklikus selles kokkuleppes, mille kohta ma ütlesin, see ei ole isiklik ainult, see on tegelikult ikkagi ametiühingu õiguste küsimus. Ja ütlesin ka, et see on ajalooline otsus, et sellest otsust ole meil kunagi tehtud. Jah, täpselt. Aga kas ta seal andis natuke mõista, et ta on suga nõus, sest täna Eero Hurmi ütles, et absoluutselt ta ei ole nõus sellega, et tal on oma teooria sellest, mis juhtub selle asjaga kohtutes. Ta usub, et kas teises või kolmandas astmes nad võidavad. Tõenäoliselt kaotavad ja kolmandas astmes võib võida. Wow. Aga et see kestab 3 aastat, eks ju. No. Ta ütles, et tal on ühesõnaga, et ta saaks seal kohtus kasutada tõendeid, mida ta praegu ei saanud kasutada. Nagu meiegi. Jaa, okei. Et see on nagu see taust. Aga ma selgitasin jah, et kollektiivlepingut saab sõlmida, kollektiivlepinguga saab teha ka nii, et mida ta ütles on see, et see leping, mille ta meile saatis, et see tegelikult ei ole muidugi kollektiivleping, et see on ainult tunnustusleping. Jah. Et selles mõttes see pealkiri oli seal vale. Aga minu soovitus oli siis vähemasti seal ära markeerida, et kui meil see asi läheb sõlmimisel, mis asju veel sõlmitakse, et kas see on siis nagu kollektiivleping sotsiaalse paketi kohta on ja siis kollektiivleping võib olla palkade kohta, eks ju, tuleb veel eraldi. Et kindlasti me ootame meilt mingisugust uut pakkumist, vahekohtset pakkumist. No olid nad siis valmis, oli ta valmis seda siis meile ka mingil hetkel saatma? Ta ei öelnud, millal ta seda saadab, ta ütles, pärast me läksime laiali, ütlesime niimoodi, et meil on nagu ühine arusaam sellest, kus see nagu asi maandub tulevikus, kaugemas tulevikus. Aga ta ei ole veendunud, et meil on ühine arusaam sellest lähimatest sammudest, et seda ta veel kaalub ja mõtleb. Aga miks tal nii kiire suga kohtud oli?
teda ilmselgelt häirib see meedia teema. Ta küll väidab, et see teda ei häiri, aga tegelikult on näha, et see teda häirib, see meedia surve. Aga kindlasti ta tahab ka nagu aru saada, et mis tema võimalused on sellest pääseda. Et talle on see segadus. Et ta aktsepteerib seda streigiõigust ja kõike muud sellist, aga ta ei saa aru, kui... Vabast ajakirjandusest ta ei saa aru. Ei, ta saab aru vabast ajakirjandusest, ta ei saa aru sellest, et mis see nagu taktika või eesmärk on. Et kui ei tulda läbi rääkima ja suvestatakse meedist. See on nagu küsimus. No eks tal on vaja natuke mõelda siis. Et mulle tundub, et see on üks asi, mis on oluline Skandinaavia ametiühingutele, et üldine arusaamine, et okei, läbirääkimistel on nagu laialt levinud. No, me oleme käinud, me oleme kohtu saanud palju. Me oleme viimase 3 nädala jooksul kokku saanud rohkem kui viimase 6 kuu jooksul. Ma arvan, et kui järgmine kord meile kollektiivlepingu läbirääkimisi pakutakse, meil tuleb minna. See on võib-olla üks point. Muidu on paratamatult tekib küsimus, et mis selle meediasurve nagu sisu ja eesmärk on. No tead, ma ütleks siia omalt poolt seda, et olles nagu kommertsläbirääkimisi pidanud 10 aastat klientidega, siis läbirääkimistel ei minda nagu tühjade pihkudega. Kõigepealt saadetakse term sheet, kus on allkiri all. Jah, see need tingimused kehtivad, seal on kehtivus tähtaeg 3 nädalat, see pakkumine kehtib. See on see, saadad selle, siis saadakse kokku, teine vend teeb oma parandused sinna, räägitakse läbi. Osapooled ei saa kokku niisid mingisugused paberid omavahel ei vahetata, käiakse lihtsalt suud maigutamas nagu. Et küsimus on, mis on teie pakkumine? Mis on paberi peal kinnitatud, allkirjastatud pakkumine? Et see on täiesti ebaprofessionaalne, et saadakse kollektiivlepingu läbirääkimist muidugi ollakse niimoodi, et mõlemad pooled tulevad oma positsioonidega laua taha ja siis nad hakkavad nagu leidma seda keskust. Seal võib-olla see teistmoodi käib natuke, seda nagu tunnistada. No jumala eest. Ma ei tea, ma ei ole läbirääkimistel viibinud, ma ei tea seda komment, ma tean, mis on. Ei no, aga sellist venitamise, seda jama, nagu sellist asja ei ole. Kindlasti see, et ma selgitasin ka, et selles olukorras me natuke kiiremini, me peame saama asiseid tulemusi kiiremini kui tavalises pildis, et see on kindlasti meie nagu taotlus. Arvestades ka seda, et tegelikult komisjon on jõudnud ahusaamise diskrimineerimine oli. Tööandja ei ole vastupidist suutnud tõendada ja see on tõesti nagu. No see on huvitav, mis tõenditel kõik laudan panna, ma ei võtta ette nagu. Siis selles meedia teemast ütleks seda, et nende üldine poliitika on nagu mitte vastata, mitte avaldada informatsiooni, mis nende käsutuses üldiselt on. Tõesõnaga mitte laskuda sellisesse nagu väiklusse. Jumala hästi. See on nende üldine arusaamine, aga aga nad vajadusel on võib-olla sunnitud seda korrigeerima. Nad ütlevad, et pikaajaliselt ei ole kasulik nagu detaili avalikustada, aga mingil hetkel nad on nagu võib-olla teevad seda. No meil Eeroga täna tekkis ka siuke huvitav punkt on ju. Et Eero ütles, et kuule, aga mis siis oleks, kui ma avalikustaks selle numbri, mis sa küsisid meilt? Ma ütlesin, et kuula mees, et me leppisime kokku, et seda sisu me ei avalikusta. Ta ütles, no aga sina oled ju meedias kogu aeg. Ma ütlesin, kuule, mina avalikustan kohtuotsused, kohtuinstantsid, ajakirjandus, kõik see kuulub vaba ühiskonna juurde. Kui te tahate rääkida nagu kinniste uste taga, siis ma võin lubada, et see informatsioon jääb nagu meie teada. Aga ärge tulge nagu ta ütles mulle, Hannes, I feel you threatening me. Et ärge tulge nagu selle infoga välja, et me hakkame meie omavahelisi diskussioone avama. Välja arvatud see, mis ma olen Madisele teinud, ma räägin konteksti, see on see jutt, mida meie räägime. Mis on need suunad, aga me mingid parameetrid, mingid asju ei lähe, kui see mees küsis seda, on ju. Vaata, ma arvan, et kui need vennad avalikustavad selle numbri, siis avalikkus vaatab päris kõva kutt, päris hästi küsis. Enne kui me nendest numbritest rääkisime sellest, et mis on siis nagu selle Riigikohtu arusaam täna sellest ebaseaduslikust vallandamist ja millest hüvitist see peaks nõudma. Rääkisime sellest, et tegu on erakorralise olukorraga ja jõudsime arusaamisel, et see, mina jõudsin selle järeldusele, et see võib olla rahulikult rohkem kui see, mida Riigikohus kunagi on ette näinud. Ja see ei puutu üldse asjasse. Selles mõttes puutub ta, et see on see Eesti standard, millega toimetatakse. Et kui sa küsid sellest 2 korda rohkem, see on okei.
vaata, ma täna. küsimus ongi see, et see jääb. ma saan aru. kuhugi teise kohta. ma saan aru, küsimus on alternatiivides. et mul täna jäi Eerole see ütlemata, mul tuli alles pärast see nii-öelda trepist alla tulemise tarkus on ju. et meil oli laua peal, mina jäin vett seal koosolekul on ju. ja siis meil käib arutelu selle üle, mis on selle klaasivee hind. nii, selle klaasivee hind ei ole selle tootmiskulu. ehk siis see, mis ma kohtus saaks. selle klaasivee hind ja kohtus on ju, aga klaasivee hind sõltub sellest, kui suur on sinu janu. kui sa oled just 10 liitrit vett ära joonud, siis tõenäoliselt sa ütled, et selle klaasivee väärtus on 0, alla tootmiskulu isegi. aga kui sa oled olnud Saharas nagu 3 päeva küpsenud, siis sa ütled, et võib-olla $1 miljon, on ju, võib-olla. nii et see jutt nagu, et Hannes peaks lähtuma sellest justkui baseline'ist, mis ma saan kohtust läbirääkimistel nendega, mis on meie kokkuleppe hind, ei ole õige, ei ole loogiline. loogiline see, mina küsin neilt, mis on teie jaoks selle settlement'i hind. Nende settlement'i hind tuleneb sellest, mis on nende potentsiaalne kahju, mainekahju, mis ulatub miljonitesse eurodesse, obviously. ja nemad lähtuvad oma väärtusest, on ju. mina lähtun oma väärtusest. minu väärtus on see, kui me kokku ei lepi, me saame väga hea dokfilmi nagu. ma ütlesin täna Eerole, et Skandinaavia meedia kõik kindlasti väga huvitatud sellest loost. me saame oma honorarid, värgid on ju. Hannes lansseerib ennast Riigikogusse, mida iganes. ma lubasin sulle selgitada seda nii-öelda Eesti Vabariigi reaalsust, seda seisu. ma sellega ütlesin ka, et 2 aasta palk on nagu see situatsioon. ma tean, mis on Eesti Vabariigi. aga seda sa lõpuks, sa räägid seda päeva lõpuks ise, eks ju, edasi ja see jääb sinu nagu valikute ritte. aga kindlasti on see, et nad räägivad sellest kahvlist, nad räägivad kindlasti Skandinaavias. juba võib-olla on rääkinud, sest ma ei oska. räägime. et see kahvel on nagu kindlasti üks teema, mida sa pead enda jaoks mõtlema. aga see on üks teema ja siis teine asi oli see, et ma kindlasti lootsin, et nad teevad siis varsti meile kollektiivlepingu osas pakkumise. mis kindlasti sisaldab seda, mida nad juba saatsid meile, mis on sisuliselt tunnustusleping, eks ju. noh, kus ei olnud praegusel hetkel väga palju nagu asju sees, aga noh, ühesõnaga mingi miinimum on olemas, seda võiks kohendada. kindlasti kõrvale, kui mitte täislepingut, siis vähemasti sotsiaaltagatiste see nii-öelda pakett, mis sisaldaks nii ümberõppeid kui ka kõiki muid neid, mis iganes meie lepingus eks oli sees, me võime ka teha. noh, kui me tahaksime ise pakkumist teha, siis me võime ka ise selle nagu rehituse teha, aga pigem on lihtsalt mõistlik neilt oodata seda, et nad teevad. et nad teevad esiteks tunnustuslepingu ja siis kolla. ei, nad saadaks meile juba nagu läbirääkimisteks 2 lepingut. ahah, okei. ja võib-olla siis mainime ära selle, et tuleb ka palgaleping, et see võib siis äkki võtta natuke rohkem aega, eks ju. see on näine raskem, aga nad mõtlevad selle üle. ja. mõtlevad selle üle, aga noh, minu mulje on küll see, et kui järgmine kord pakutakse, siis kindlasti tuleb nagu vähemasti vestelda. et see on üks asi, mida kindlasti nõuavad meil Skandinaavia ametiühingud, mis on mõistetakse konstruktiivsuse all, on see, et me oleme läbirääkimispositsioonis. ükski surve ilma läbirääkimiseta ei ole õigustatud. absoluutselt, aga seal on mõnikord on niiviisi, et alguses on surve, siis on läbirääkimine, siis on surve, siis on läbirääkimine. et see ei pea, noh, on ju läbirääkimised. selles mõttes nad on harjunud rohkem sellise survega, mida teevad nagu klassikalised ametiühingud, midagi teevad meil, ütleme sellised nii-öelda. no ma tean. kõrge esindatusega ametiühingud, aga neil on see ootamatu tänane seis. aga Skandi ametiühingud. see on nende see. ma tean, ma täna Eerole ütlesin ka nagu, et kulla mees nagu, sa räägid siin 100 aastat konstruktiivset ametiühingu koostööd, on ju. et millal oli viimati, kui te oma ametiühingu usaldusisiku vallandasite ja saite töövaidluskomisjonis diskrimineerimise ja illegaalse vallandamise otsuse. ja millal see viimati oli nagu. et ärge rääkige mulle mingist normaalsusest nagu, räägime ebanormaalsusest, milles me praegu asume. püüame ebanormaalsusest jõuda normaalsuseni. et seda nad ei taha nagu uskuda, sest ta ütles, et ei, aga me vallandasime su lihtsalt, kuna sa oled mõttetu mees, on ju. et see ametiühing on hoopis teine teema. ma ütlesin, noh, siis meil on täiesti erinevad arusaamad sellest olukorrast. no ma ütlesin ka, et kui ta üritas seal rääkida igasuguseid asju seoses noh, oma nägemust, siis ma ütlesin, et ega siin on niimoodi, et siin on 2 juttu nüüd, mis ma olen kuulnud, et mul jääb üle uskuda komisjoni. täpselt, erapooletu kohtuorgan. seda komisjoni peab uskuma.
et see tekitab teistsuguse situatsiooni nagu tavalistel kollektiivlepingu läbirääkimistel, mis võivad kesta kuid. väga hea muud aga nagu. siin on vaja nagu natuke kiiremat lähenemist. Point on lihtsalt selles nagu, et kui me üldse räägime sellest kogu maine kahju loogikast. Ja sa ütlesid, Hannes, I feel threatened and bank doesn't negotiate when it's threatened. Noh, ma ei tahtnud öelda, et mäletate, et ega hoiatasite mind vallandamisega, mitte ähvardanud vallandamisega. Ütleme siis, see on hoiatus, warning about consequences. Et kurat, ma läks mõttelõng läks ära, aga ühesõnaga point on nagu selles. Point on ühesõnaga selles, et mina ei ähvarda kedagi nagu. Et me lihtsalt, ma ütlesin ka, mulle isegi ei meeldi sõna eskalatsioon. Mulle meeldib sõna avalikustamine. Me elame vabas ühiskonnas, vaba riigis, me avalikustame informatsiooni, faktilist informatsiooni. Seal isegi me vahel ütleme oma arvamusi välja, aga enamus on dokumenteeritud, faktiliselt tõestatud info. Et seda ei saa isegi eskalatsiooniks nimetada. Eskalatsioon on see, kui sa lähed sinna piketeerima ja koputama sinna panga ukse peale ja karjuma, et Nikile koju. No see on juba eskalatsioon. Et see kõik kuulub sellise normaalse avatud ühiskonna protsessi juurde. Ma selgitasin, et ametiühingutel on nagu need võimalused, mis neil parasjagu on ja need kasutavad. Et ta ei ole sellega lihtsalt harjunud, ta teab, et ametiühingutel on teistsugused võimalused. Siin on see nagu teema, millega toimetada avalikust on. Üks koht, mida ta muidugi ütles, on see, et teil on erinev arusaamine sellest, ütleme, komisjoni otsuse täitmisest. Kumb algatas selle mitte täitmise. Selles on nagu teil eri arvamus. Ja täpselt, kes nüüd mulle siis helistas. Aga siis on küsimus selles, et teil on mõlemad oma tõendid, eks ju, kumb siis kirjutas või helistas, eks ju, või kumb ei kirjutanud või ei helistanud, eks ju. Selles mõttes ma ei hakka neid mina ei hakka neid kontrollima. Mina olen oma usaldusliku juurde, kui neil on teistsugused seisukohad ja neil on faktid, siis neil faktid jõuavad vajakusele ja tuleb siis selgeks, et kui neil ei ole, siis ei tee neid väljavõtteid väga. Okei. Et ma seda nagu sellest distantseerusin, ütlesin, et seda vaidlust mina ei saa pidada, kuna ma ei ole, ma ei valda neid fakte, mul on põhjust usaldada, eks ju, usalduslikult igal juhul, aga Silver Kuus mulle tulevad siis välja teistsuguse seisukoha. Silver mulle ütles, selle mängisin Äripäeval ette ka nagu. Silver Kuus ettevõtete panganduse juht nagu. Helistas mulle isiklikult 12. õhtul ja palus mul homme ja lähipäevadel füüsiliselt mitte tööle tulla. Kõik, mis sinna juurde käis, see jutt on ju, et meil siin käivad läbirääkimised, palun konfidentsiaalsust ja me siis saadan sulle e-maili. Oli kõik selle osa. E-mail muidugi tuli sellega, et selle infoga. Nad vist arvad, mul ei ole seda lindis, vaata. E-mail oli tore nagu. Et me oleme nõus, et tööleping kehtib. Võib-olla saatsin teile edasi ka, aga. Sa võid muidugi tööandjale saata selle lindistusega, kui sul on see olemas. Ma ei saada midagi. Võid saata. Aitab üle sellest saadest. Muidu nad mängivad selle ümber. No mängikud jah. Lihtsalt me raiskame aega. Kollektiivlepinguga kokku leppisime. Me leppisime ühes asjas kokku. Selles, et meie ühine arusaamine on see, et kollektiivleping on sõlmitud ja need toimub siuke tavaline skandinaavapärane nagu ametiühingu tööandjaga. See on see, mille poole me püüdleme ja me üritame sinna saada jõudnud kiiresti. Muidu. Ja nüüd ongi küsimus on see, et sõltub nende käitumisest, kui kiiresti me sinna jõuame, sõltub meie käitumisest, kui kiiresti me sinna jõuame. Aga selgelt ma ka selgitasin, et selle mäe lõpus on see tagandik, kuhu me tahame jõuda. Küsimus, et kui kõrgele mäkke. Väga õieti öeldud. Aga kindlasti need on pakkumisi vaja. Aga siis meie asi on lihtsalt hoida kui meie jutus on bluffi, millest mina ei tea, kas see on bluffi ei ole bluffi. Siis me peame lihtsalt arvestama, et see bluff peab olema ja seetõttu ma soovitan see meil sinna saata, et siis me saame selle teema enne maha, sest muidu me nii kaua, kui nemad spekuleerivad selle idee ümber, eks nii kaua meil asi venib. Okei, Silveri kõne saata siis on ja neile kõne saata, sest et kirja nad saatsid väga toreda õhtul. Et Silver helistas, mulle ütles verbaalselt. No leidsid siis advokaat oli võtnud ühendust. Mis teemal siis? Et kas Hannes tuleb homme tööle või mitte? Et kas kuidas on mõistlik seda täita, seda lepingut? Mina sellest ei tea midagi. Ma ei tea sellest midagi. See, mis advokaat teeb, on natukene väljaspool minu nagu sellist. Sa võid igaks juhuks kontrollida ta käest, et mis ta tegi siis.
Okay, siis nad viitavad, et advokaat oli neile helistanud ja pakkunud teistsugust. Assoo, kurat, siis ma pean senniga rääkima. No mul on natuke ta on veits kontrolli alt väljast. Mida tal ei ole volitusi nagu öelda, on ju. Et ta surub ka sinna nagu mingisugusesse kompromissi nagu sohu meid, on ju. Et anname ruttu alla, kuule, et ärme nüüd agiteeri rohkem, lähme kohe hakkame mingid allkirja andma, on ju. Millega ma ei ole, meie Tanelik pole siiamaani nõus olnud. Et ühesõnaga Silver ütles mulle, kuule, ära tule füüsiliselt homme, ma ei tea, meil ei ole tehnilisi võimekust, mida iganes. Sina tahtsid minna? Mina ütlesin, et tere Silver, et olen lugenud ka otsust, et selle otsuse järgi ma peaks homme tööle tulema. Ja siis see mees ütles mulle, kuule, ma palun ära, ülemus oli palun tavaliselt, ülemus ikka käsime. Nad ei palveta, et palun ära tule, ei homme ega lähipäevil, bla bla bla. Ja siis ta saatis mulle kirja muidugi, mis oli väga peenelt pandud kokku, et me tunnustame, et tööleping kehtib, aga me ei nõua sinult ja maksame palka, aga ei nõua sinult töösooritust, punkt. Et ta andis nagu selle kirjalikult, andis selle palli nagu minu kätte, on ju. Kui ei nõua töösooritust, on sul teada? Ei, nad ei nõua, on ju. Et aga et kui ma ei avalda nagu soovi töösooritust teha, siis nagu ma ei olegi avaldanud soovi, et minna tööle. Kuigi ütleme, et Äripäevas oli võimalik seda eile lugeda, nii et selles mõttes on asi lihtne. Et triigiksin särgi ära, läheksin tööle. Täna Eerole ka kinnitasin seda. Nad ütlesid, et kaaluvad seda. Aga ütlesid, et kuna nad ei usalda mind, siis kliente mulle anda ei saa. Ütlesin, nagu ma olen suur kliendi haldur. Ma ei saa ju tööd teha, kui mul ei ole kliente. Seega nad füüsiliselt mind ikkagi ei lase. Et selle käigu ma teen meil ka ära. Ma siis ütlen, palun, andke mulle tööd, ma tahan tööle tulla. Aga küsimus on see, et mis on meie tegevused ja kuidas me edasi toimetame. Et kas me ootame nüüd ütleme tööandja pakkumist või on meil põhjust teha oma pakkumine. Pigem ma sind tundes ja varasemad vestlusi silmas pidas, et meil oodatakse tööandja. Ei, me ootame. Adekvaatset pakkumist. Ja minu soovitus on panna need asjad ikkagi mingisugusesse nagu Eesti taustale. Mõlemad, nii isiklik kokkuleppe kui see kollektiivlepingu kokkuleppe. Aga kollepingu puhul me tegime seda selgelt, ei teinud või panime sinna mingit? Ei selles mõttes, et me panime täis Skandinaavia lepingu. Me panime täis Skandinaavia lepingu, nad ütlevad jah, see täis Skandinaavia leping on sündinud 4 aastatega. Ja, kusjuures neil on huvitav see. Et küsimus on see, et kui palju me sellest realiseerime. Et me peame nagu olema, me saame olukorrast aru, et meil ei ole nagu täis Skandinaavia ametiühing, meil ei ole täis sidet, eks ju, täna töötajatega, et me peame saama aru, millise nagu lõppumisel saame. Kui nad pakuvad, siis me saame seda arutada, me ei pea seda. Ma saan aru. Me peame täna seda piiri tõmbama. Loomulikult nad Skandi mudelid kasutavad siis, kui see on neile kasulik ja Eesti mudelid siis, kui neile, et nad tahaksid saada Eesti. Nad tahavad Skandi mudelit Skandi meetodil, aga küsimus on see, et võib-olla Skandi mudel on saavutatud rohkem streikimisega ja siis nad tellivad ka meilt nagu streikimist, mitte meediatööd, et selles mõttes on võib-olla ma ei kujuta ette, mis see nagu viis on, aga see kindlasti nad eeldavad, et selle nimel nähakse streikimist tahavad või? Ei, mitte streikimist otseses mõttes, aga traditsioonilisel meetodil. No vaata, nad on ise meile andnud need malakad kätte siin praegu, et ega meie ei ole neid ise endale tekitanud. Et meie avaldame survet nende survevahenditega, mis meie käe pärast on. Et seda nüüd öelda, et kuule, et see on unfair game, on ju, et te peaksite need relvad on maha panema, mis me oleme teile andnud ja siis tulema, mida me jälle. Ei selles mõttes, ega see on niisugune pikk jutt, et ega sa ei pane neid maha ja seda nagu loota ka ei ole, et ja ega siis kokkulepe on see, mis selle asja nagu lõpetab, et küsimus on see, et kas me oleme fokusseeritud kokkuleppe ja mina kinnitasin mõlemas fokusseeritud kokkuleppe. Ma kinnitan kogu aeg. Et siis tegelikult tähendab seda, et me peame ka läbirääkimisi nagu heas usus. Absoluutselt heas usus. Ja natuke selles enda Eesti kontekstis. Vaatame. See nagu palju oleneb. Ma ei räägi sellest kontekstist tähendab, mis on nagu Eesti komme, et 6 kuud räägitakse läbi, saadaks väga kollektiivleping, seda ma ei pea silmas. Ma pean silmas lihtsalt seda, et see on selle taust, on ju. Meie oleme täna enamad veel väljas lühema ajaga paremat lepingut, on ju. Aga me peame selle nimel ka nagu läbi rääkima tööd tegema.
sellepärast on minu ettepanek, et järgmine kord me kindlasti, kui see kutse tuleb, me osaleme. Kui see ei ole nii, tulge üle homme sinna, on ju, et. Sest vastasel juhul on tõesti see, et skandinaavlased ei mõista seda olukorda. See on huvitav, see on väga huvitav standard. Ja siis on, aga siis ongi see, et aga päriselt ka. Ma tean. See on nagu Aamen-kirik, kus ametühingud räägivad läbi. Ma tean. Ja Eestis on juhtunud neid olukordi, kus ka tehakse nagu avalikus survet tohtvat ilma tegelikult läbirääkimistele või kompromissidele minemata. Ja selle tulemuseks on see, et tegelikult need situatsioonid on tegelikult teinud väga suurt kahju kogu liikumisega. Ma saan aru, et ja seetõttu ilmselt sama kogemus on ka Skandinaavias saanud. Selle tõttu öeldakse, et läbirääkimine on alati. Ja, ma mõistan. Ühesõnaga point on selles, et tööandjale ja töövõtjale kehtivad erinevad reeglid, et kui nemad tahavad venitada, siis see on okei. Aga ametiühingud venitada kunagi ei tohiks. Neile venitamisttaktika ei sobi. Et nemad peavad alati tulema laua taha, siis kui neid kutsutakse. Me oleme hea asjast väljas. Me oleme hea usklikud. Meile lubatakse, me lubame endale vähem. Ma olen nõus, me oleme viisakamad ja me oleme ikkagi vasakud. Me oleme inimlikud, meil on ikkagi piibel kapi peal. Absoluutselt, sest me oleme hea asjast väljas. Et võida kuri heaga. No aga see ongi hea raamistik, ma arvan. Selles me saamegi toimetada. Ta muidugi täna selgelt oli, te ütlesite, et me ei ole neid viisavalt üle solvanud, et nad keelduks meiega läbi rääkimast, et nad vaatamata kõigele nad on valmis meiega läbi rääkima. Seda on üks lause ja teine lause on see, et nad tajuvad, et äkki oli selles avalikustamises oli mingi ajastus, sest täna just on neil kohtumine siis 500 suurema kliendiga, kus ilmselt tuleb nagu väga tõsiselt aruanded, mis see informatsioon on. Ja kliendi vastu võtta? Täna kliendi vastu. Ei olnud, mul ei ole sellist infot. Okay. Et see oleks ikka väga päris. Täna ilmselt peab siis nagu seal teemal vestlema. Siis me panime nad päris heasse olukorda, jah. No aga las nad annavad aru, see ongi ajakirjanduse ju mõte, avalikustada infot, et tekiks diskussioon avatud ühiskonnas, et jõuda tõeni, et okei. No siis läks hästi, jah. Aga seda sa andsid talle mõista. Aga seda nad küll ütlevad, et ilmselt ei ole nagu liiga suurt lootust, et meil nagu Stockholmist keegi nagu kampa tuleb, sest vaata neil formaalses mõttes ei ole neil peakorterit, ta ise kinnitas nii. No vaatame seda. Et siis ongi küsimus, et kes see on, kes nagu peaks siis tulema, kui see on eesmärk, jah. No, kes sealt vastutust peab võtma? Aga ma jällegi ütleks seda, et meid huvitab üks ju tulemus. Et kui meil on laua peal hea leping, siis ei ole küsimus, kes meiega läbi räägib, kui meil on hea leping. Absoluutselt. Ei, ma ütlesin ka. Mul Teero täna küsis, Hannes, I see that you are not committed to settle. Ja ma ütlesin talle seda. I am, but not at any price. Mul on väga selged eesmärgid. Need eesmärgid on teile edastatud kirjalikult. Need on meie lepingu draftid. Te teate nii personaalselt kui siit. Kui te tahate settlida, kirjutage alla, lähme laiali täna ja teeme ühise pressiteate. Settlime iga hinna eest, et mina lähen mängust välja, mis iganes, kirjutame mingi mõttetule asjale alla ja siis meie jookseme nagu saba jalga vahel minema. Ja Tanel helistab. Tanel, ma olen Peebu juures, et me lõpetame kohe, siis ma helistan sulle. Või, jah, tavai. Et ma ütlesin ka, et what do you mean? Ma ütlesin talle, look, me tahame head tulemust, selleks on 2 teed. Settlement, struggle. Kui settlementi tee on kinni, siis we're gonna struggle. But we want a good deal on both cases, personal and collective. Eero vastas, no so you don't want to settle. Ma ütlesin, Jesus Christ, millest me räägime. Et käib selline see tautoloogiline siuke ring jutt. Et aga täna me oleme selles olukorras, kus Skandimeedia ootab uudiseid. Nad tahavad trükkida ja meie sellel kursilt nagu tagasi ei lähe. Et me kindlasti selle teise TVK otsuse selle konteksti avame nagu. Et siin minu sellega ma nõus, aga see on nüüd küsimus selles, et me peame veel kord nagu käima üle oma need Skandinaavi kontaktid ja neile andma tegelikult veel korra pildi olukorrast. Sest mulle tundub, et see fakt, et me eelmine nädal ei olnud läbirääkimist või mõjutab meid.
ei mõjuta, mul ei ole ka iga päev võimalik midagi kokku saada. Ma lihtsalt ütlen, mõjutab, sa pead seda usku. No jumala eest, ma usun. Selleks, et see nii-öelda, mis viib selleni, et kui neilt küsitakse, näiteks täna küsitakse NFU presidendis, me väga kindlad ei ole, mis ta selle kohta ütleb. Ei, me teame, mis ta ütleb. Nii. Need vennad on late chickeniks juba. Noh, aga Hans-Christian Riise ja Michael, kellega me kohtusime esmaspäeval. Neil on kõhklus, kas me oleme konstruktiivsed. Konstruktiivsed. Nende huvi on, et me oleksime konstruktiivsed, me ei teeks pangale üle. Me ei teeks liiga. Ei, mitte liiga, vaid me ei teeks asjatut kahju, mis ei ole vajalik hea kokkuleppe saamiseks. Me ei teegi, mitte just. Me oleme sund olukorras. Mis tähendab seda, et nad on valmis selle meie uudised tühistamisele. Hetkel, selle tõttu ma soovitan selle üle korrata, mis on nagu meie põhipunktid, kas või lühidalt 1, 2, 3. Ja näidata ära, et me võtame vastu kõik läbirääkimiste pakkumised. Meil on selge arusaamine, et me oleme valmis ka oma nõudmistest natuke taganema selleks, et saada hea kokkuleppe. See põhipunktid tegelikult nendel Skandinaavia kolleegidele kinnitada meie. Okei, Skandi kontaktid läbi käia on ja siis meedia, et mitte. Ei, ma saan aru, et meediale on juba andnud selle sõnumi, et nad juba küsivad, et. Nad küsivad, kõik küsivad. Ei, seda muidugi, et võimalikult vahekult anda oma. 12. jaanuarist alates kõik küsivad, me oleme hoidnud infot kinni nagu. Et anname sellele oma partneritele kõigepealt selle kinnituse, et me oleme nagu mis me plaanis on ja mida me tahame teha. Ja teiseks siis see, et see et nad teavad seda meediaseisu. Fine. Ma tõlgin selle artikli ära ja saadame selle teele. Okay. Ja kahju. Äripäevast ei tulnud mingisugust otsekontakti. Veel ei ole seda, ma ei ole seda ajanud. Et Kaisa kirjutab praegu pikemat lugu sellest Nordea Fopaast. Et miks see nii on juhtunud, mis seal toimub, see juhtimiskriis ja see usalduskriis ja mingid soomlased möllavad siin ja seadustest ei pea lugu ja kogu selle kirjutab lahti nagu see saneerimine. Et see oli alles, see oli esimene siuke nagu linna. Siis üks asi, mida muidugi mainiti on see, et kui me teeme kollektiivlepingut, siis ei saa käia mingil juhul üle töötajate peade. Siis tegelikult peab olema meil ka mingisugune. Ei pea. Meil peab olema siis, kui sa minu arvamus. Siis minu arvamus on see, et sa ei saa teha kollektiivlepingut ilma töötajate arvamust. Meil peab olema mingisugunegi kontakt või kas meiliringid töötajate suunal. No jumala eest nagu, aga see ei saa ma loodan, et pank seda juttu ei räägi, siis see on täiesti strictly nagu meie ei sisene nende otsustusprotsessi, ärgu nemad sisenegu meie omasse nagu. See on ametiühingu loogika on see, et see, kelle nimel sa räägid, need peavad olema kursis selles, mida point räägid. On lihtsalt selles, et mina saan nendel 0 tasemelt esimene asja, mis on number 1, number 2 ja number 3. Kollektiivlepingu saadame vähemasti oma selle ettepaneku saadame meile välja, et me saame, et nad on teadlikud sellest, mida tegelikult mida me neile taotleme. Absoluutselt, ma arvan, et nad juubeldavad, kui vaatavad, et telleritele küsime 15% juurde kohe nagu palka. Sul isegi tuleks kaaluda, et äkki teha see ikkagi eesti keelseks. No see oli meil tehtud vaata kiiruga selleks, et aidata neid on ju jälle. Paneme see inglise keelde, et nemad saavad. Et kui sa seda kommunikatsiooni teed, sa võid tuua need olulised punktid välja nende eesti keeles, eks ju. Jaa, aga sellest demokraatiast rääkides, meil on väga demokraatlik asi. Antud repressioon arvestades seda vaikset ajastut Nordias ei ole olnud võimalik suhelda töötajatega. Aga teeme selle, mis meil on võimalik. Teeme, aga praegu oli kõik ju see hash, isegi seda protokollitud seda koosolekut, kui sa mäletad. Me ei saa isegi öelda, mida me seal. Vaata, küsimus on see, et üks osa, mida nemad teevad, teine asi, me teeme neid asju. Me teeme. Nii nagu me oleme. Pure professional stuff nagu. Nemad on hundid, meie punamütsiks ei lahku sellest rollist. Me laseme ennast ära süüa, aga me oleme selles mõttes teeme need kõik head asjad ära, mis peavad olema, käivad hea ametiühingu juurde. Sest kui me neid asju ei tee, siis me ei ole piisavalt head kas või selleks, et meid rohkem Skandinaavias toetada. Täna põhiline üks probleem Eeroga oli ka see, mida ma pidin korduvalt talle selgitama, et ikkagi miks avalikustati info, kas mina andsin selle otsuse Äripäeval, ma ütlesin, kes siis veel sai selle anda, see oli minu käes see otsus. Ja ta vaatas, aga meil oli ju mingi konfidentsiaalsus, ma ütlesin, kuule, ma olen demokraatliku organisatsiooni juht, meie põhiväärtus on avatus, läbipaistvus, vastutus oma liikmete ees. Ma hoidsin seda infot ka saladuses 3 nädalat, sellepärast, et ma olen gentleman.
mille peale Eero ütles, aga ma mõtlesin, et ma olen umbes 3 nädalat veel, ma ütlesin ei. nii ajakirjandus kui töötajad ootasid, avalikkus ootas seda infot, kõik käisid pinda mulle, kõik, keda ma nägin, ütlesid, kuule, mis siis 12 otsustati, ütle mulle. ma ütlesin, kuule, veel ei saa, oota, on ju. Et mul oli, ja nad ei saa aru sellest, nemad tahaks kõik, on ju, see suletus, see jõud, on ju, meil on avatus ja see punamitsik, on ju. Et siis ma arvan, need kommunikatsioonis kolleegidele ja oma nende liikmetele, et see on nagu sobib sellesse mängu hästi, on ju. Oi, ma panen selle homme nädal lõpul kokku, esmaspäeval saadame välja, et kooskõlastame omavahel vajadusel ära. Või Taneliga. Siis peale seda me saame teha need Skandinaavia asjad järgmiseks. Ja siis on, see on 1, 2 ja mis iganes ja 3 ja meedia läheb alles siis. Fine. Aga siis on ju äge. Ja siis võib ka Skandinaaviastelt paluda seda nii-öelda minimaalselt neutraalsust, aga parimal juhul ikkagi tugevat tahtust. No sa näed, mis seal on. Ei, päriselt ka. Ma saan nende sisemisest käitumisloogikast ägedast. Ma ka saan aru, nad on poliitikud, nad on lähedal ja mida iganes nagu. Ja nad tahavad olla kindlad ja neile valetatakse või vähemasti antakse informatsioon nagu tööandja seda näeb. Ja siis tekib küsimus, et kes annab seda usutavalt ja mingil hetkel võib-olla annab. Ma saan aru, et selle sama Michaeliga sealt olid need ka vestelnud otse. Joo, siis nemad räägivad oma juttu, Michael kuulab seda juttu ja keda ta usub. Mis oli üllatus muidugi oli see, et see Michael käis Eestis, et seda ta ei teadnud. Jah, ja siiski läks koju tundega, ei tea, aborigeenid ei tea, mis teevad, siis homme usume rohkem. Sorry, see oli tegelikult tänased. Seal oli meie vestluses olid mingisugused kohad, mida sa võib-olla ei taju skandinaavlastele. Et sa tegelikult tegid seal mingisugused neil enda vestlusi, mis kaugendasid siin neist. Jumala eest, ma rääkisin ausalt nagu ausalt Eesti talupoega. Ma ei ole poliitik, sa tead. Ei, aga lihtsalt taustal teadmine, et mis on üks, mida ametinikud nagu, kuidas nad ennast seal määratlevad. Et sellest lähtuvalt olid neid momendid sees, mis pigem kaugendasid. Tead, mis on meil ühe hea sõbra arvamus veel? No. Et mulle tundub, et EFL-i pundis nagu mina olen see moderate guy praegu. Aga see oleks väga mõistlik, kui Tanel tuleks ja räägiks ka Nikilaga või kellegagi. Mul on ka selline arusaamine, et vajadusel nagu me saadame üldse need skandid nagu pikalt ja võitleme oma enda õiguse eest. Ja meil ei ole enda tuge vaja seal Skandinaaviast. Ma luban meil advokaadi kulud kinni maksta, ülejäänud osas neil on suu vett täis on ju. Ja meediasse me lähme ise vajadusel ja nii edasi, kuidagi võtame täitsa enda peale selle. No see tuleb ühesõnaga see, et jõulikult tuleb üle kaaluda. Noh, et palju seda on. Nii palju kui seda jõudu on, seda tuleb kasutada. Sest üsna oluline on tegelikult aru saada, aga ära tunda nagu kasulik nõu on. Ma tean. Mis tuleb Keskliidust, mis tuleb Estalist, mis tuleb Skandinaaviast. Kui me kõik tagasi lükkame, siis tegelikult me ju lõikame läbi selle, millel me. No meie tiim koos püsima, see on selge nagu, et skandid on nagu nii olnud orbiidil on ju. Ja nüüd tulevad hash-hashitama siia, et aga vähemalt, et Eesti kontekstis me teeme asju õieti on ju. Ja et meie, ma ei taha öelda nagu militantsemad, aga tegijamad nagu partnerid on ju. Skandinaavias on kursis ja toetavad meid, ükskõik mis tasandil need on. Sest et seal presiidiumite tasandilt nagu me ei ole toetust saanud aasta jagu juba on ju. Me muidugi mõtleme selle suurele pangandusplaanile, sest tegelikult see EFNU on saanud partneriks. EFL on täna Tanel on ju. Mida? Et mina olen siuke rindeohvitser ühes lõigus on ju, et tema jälgib nagu kogu seda mängu. Ja me ei ole sellest, kuna meil ei ole mõtet minna sellest ühest konkreetsest case'ist praegu edasi, sest meil on vaja see ära lahendada, meil pole lihtsalt ju inimesi, kahekesi teeme seda sealt. Et meil pole ressurssi mitte midagi nagu. Et me ei ole fantaseerima hakanud ütlema. Ühesõnaga kokkuvõttes on see, et meil on töötame selle nimel, et teeme kõik selleks, et need asjad juhtuksid, mis meil vaja on, 2 lepingut. 2 head lepingut. 2 head lepingut, jah. Ja kui me saame 2 head lepingut nagu, ja ma ütlen, et minu leping ei ole kõige olulisem nagu. Ma võin oma selles teha kompromisse nagu, aga see, mis mulle pakkusid, on ridiculous nagu olema ausalt. Seda ma ütlen välja nagu.
see ei ole name of the game. Kui nad pakkusid alla 2 aasta hüvitist, siis on see nali. Kui nad pakkusid 2 aastat, siis ei ole nali. Noh, tead, ma olen järgmised 3 aastat töötuna. Ühegi CFO koha peale ma ei lähe järgmised 3 aastat, see olema ausad, enne kui see kära on ära läinud. Et noh, see nalja joon. Et ma ütlesin ka, et miks ma pean tegema diili, kui ma saan kohtus sama tulemuse. Isa saame. Kohtus on sul 9 kuud. Noh, ma ütlen, me ei jõua kohtusse, ma ütlesin talle ka, et me kutsume need 7 oligarhi pluss 15 klienti siis rääkima, kui halb töötama olen olnud. Me kutsume. Ja kui need 6 oligarhi need käivad meil niigi. Ja et nad tahavad kindlasti tulla. Või nad käivadki juba nagu nii aegalt. No mingid juhtumi ikka on, eks käivad. Ja käivad mingid piinlikke tunnistusi. Ma vaata, et ta tegi selleks nagu vaprat nägu. Ma tean, et teevad, nad on kogu aeg teinud. Et enne oli see, et mina ajakirjanduses, meil jumala savi. Ja siis kui on esimene artikkel ajakirjanduses, siis hakatakse kohe helistama. E-mailid, kõik läheb punaseks. Not to the press. Kokkuvõttes on see, et need situatsioonid võib ära kasutada selleks, et lepingut saada. Me kasutame ära lepingut saamiseks, me kommunikeerime selgelt, mida me tahame. Ja oleme valmis nendest tegema järeleandmisi. Mõistlik, muidugi just. Mitte 15%. Kui me seda niimoodi käitu, mis ma väidan, et me saame selle asjaga raiuta. Enne kohut me saame sellega kindlasti lõpuni, mina arvan küll. See ei ole credible, et nad tahavad 2-3 aastat kohut käia. Sest et mida me teeme? Nemad suudavad midagi. Me sellel ajal pank ei pea mitte olema ainult eetiline ja seaduslik, aga ka näima. Ja selle näivuse me tõmbame skandinaavlaste silme eest maha nagu välja arvatud, kus Skandinaavia ametiühingud ütlevad, et need ei ole konstruktiivsed. TVK otsused ei ole konstruktiivsed? Ei, kui üks on see TVK otsus. Üldine see on kommentaar selle juhtumine. Peab olema ka neutraalne või positiivne. Aha, et see minu kommentaar. See on nagu Rootsi meedial oluline. Saad aru? Ma saan aru, neile ei meeldi pinged, nad tahaks. Üks asi mitte see, et mis pinged või need asjad, aga me teeme need kohustuslikud asjad ära, mis peavad olema punamütsika seal tehtud. Jah, täpselt. Kui need on tegemata, siis sa ei ole punamütsika. Vanama juurde jõuda, ma olen nõus. Kui sa neid ei tee, siis sa ei saa olla kuidagi punamütsik, siis sa oled hundi moodi. Punamütsik hundi nahas. Et selles mõttes neid asju, märgilisi asju ei tohi nagu kindlasti ette tegemata. Seda küll, tegelikult see sümbol väärtus on sul õigus. Et kõik peab olema. See ei ole mitte ainult sümbol väärtus, vaid see tegelikult on ka eeldus üldse kokkuleppe saamiseks. See tegelikult ongi nii, et kui neid asjad jäetakse tegemata, võib juhtuda, et ei saada kokkuleppele, siis süüdistatakse neid tegemata jäämise. Nõus. Et me ei pea mitte ainult olema, aga ka näima legitiimsed. Väga õige, nagu nemad. Ja neid asju mitte näiliselt tegema, päriselt tegema. Päriselt informeerima liikmed, päriselt partnerid informeerima, päriselt käima läbi rääkust. Päriselt, okei, ma olen nõus. Et tuleb nagu olla realist selles olukorras ja teha see parim. Okei, aga siis me teemegi seda. Me teeme Skandi kontaktid, saadame info välja. Ma ei tea, kas me homme jõuame. Tõsta oma Taneliga seal inimestega kooskõlasta. Siis töötajatele läheb infokiri teele või liikmetele vähemalt. Ma loodaks. Väga pikka teedele põhipunktid. Ei, tegelikult point on selles, et ongi. Et olukorrast riigis nad lugevad Äripäevast. Seal oli see kenasti kirjeldatud, ma ei hakka TVK otsust rohkem seal kommenteerima ja olukorda. Et kõik seal oli tõde. Väga okei, faktid olid seal kirjas ilusti. Ja siis 3 lepingust lihtsalt, et kuule, et me läheme nüüd seda nõudma. Et pange tagasisidet. Et kes tahaks rohkem, kes tahaks vähem, mis te arvate? Et teeme selle ära ja siis lähme Skandi meediasse. Kui ei tule vahepeal pakkumist. Kui ei tule Uber pakkumist, aga seda nad ei ole valmis tegema. Jah, et ma ei tea, kas peab tööandjale ka veel praegu kuidagi indikeerima seda valmisolekut tehalda või sai seda nüüd piisavalt sulle täna hommikul tehtud ja mul nüüd. Mina ütlen väga selgelt, meie lõpp on teisel pool mäge. Ja ma tean, aga selleks, et kiirendab. Meie eesmärk on teisel pool mäge, et vaatame ise, kui me veel ei tea. Ma loodan, et nii kui me järgmise astme saame, me näeme juba, see väli või see oas on meie ees, me saame minna alla orgu. Et see enne ütlesid väga tore asja selle kiirenduse kohta, et me peame selleks, et kiiresti teha seda protsessi, meil on vaja teatud
väliseid kiirendeid. me peame panema tead inkubaatorisse, me peame looma need tingimused selleks, et no kuidas iganes võtta see inkubatsiooni teema, et see tõesti siis kasvaks kiiresti. Et kui me jätame tule põlema, panemata vett ei anna, toitained ei anna, siis see värk ei kasva kiiresti. Et meie aitame, kui turvame seda kõrvalt, kõik need protsessid on turvamised ja kiirendid on ju. Plaan tehtud. Jah, alright. Lihtsalt see, et mis ma eelmine kord rääkisin õhuaukudest, kust peab see kokkuleppe läbi mahtuma. Et see ükski plaan ei saa olla nii jäik, et see ei ole kokkuleppe kohti. Me ei ole, nad kujutavad ette. See jutt tegelikult ongi sellepärast on vaja läbi väljastel käia, sellepärast oli mul vaja täna seda suhelda, sellepärast on sul vaja suhelda. Ja neid asju kindlasti ei ole ette tegenud. Meil oli täna Eeroga väga see tipp-top koht. Me rääkisime nagu head sõbra. Ma ütlesin, et mina saan sinust aru. Ma saan aru, kust sa tuled, mis on su positsioon. Ja Eero vastas mulle. Mina sinust absoluutselt aru ei saa, ma ei saa aru, kust sa tuled. Sinu ettepanekud on ebarealistlikud. Ja nii edasi. Ma ütlesin kuule, et oota, kes nüüd siin fleksibiilne on, kes nüüd siin üritab vastu tulla, on ju. Et nad raiuvad nagu seda, et tule räägime läbi, on ju. Aga ise ei ole nõus nagu millest ka aru saama. Kollektiivlepingust ma rääkisin ka sellest, eks ju, üks on põhiõiguste tunnustus, on ju. Nii see väga hea, see on tore, et selle välja käisite. Me ootasime seda eelmisel aastal, eks ju. Nad küsisid, miks te seda meil ei saatnud. Pärast pikem jutu järgi ta ütles, et oli mingisuguse listika saanud sult. Et ühesõnaga, aga täna me selgelt tahame enamat, eks ju. Ta tunnistas, et selle asja pealkiri ei saa olla kollektiivleping, vaid selle asja nimi saab olla tõesti tunnustusleping. Ja siis suhteliselt loogiline oleks teha seda järgmine pakett, missuguseid asju tegelikult siis tööandja oma töötajatele reaalselt täna pakub ja milles osas võiks see asi olla parem kui täna. Eks ju, see oleks nagu teine ja siis küsimus on see, et kas me jõuame ka palgad nagu läbi töötada. Sest seal ikka töötada pole 15% kõigile juurde ja ongi ilma äge. Ma tean, see kõik on väga toomast aru, et nüüd ta on nagu natukene auti mänginud ennast, kuna ta lubab järgmine aasta kulusid kattuda palju 3% veel. Ja kui tal töökulud kasvavad 10%, siis ta oma targetit ära ei tee, kahjuks. Et ma saan ta probleemist aru, aga eelarve on ka võimalik ümber teha. Tuleb öelda, et vaat nüüd tekkis siia väga tugev ameti. Me andsime neile väga tugevad trumbid kätte, meil oli meediasurve, meil oli kõik surve, me pidime seal allkirjutama, midagi mõt teha. Et küll nad suudavad, nad peavad oma seal käsuahelas ka tegema tööd, et selgitada, et mis on tõde ja mis ei ole. Aga see ongi nende probleem, nad ei saa liikuda poliitiliselt, sest nad siiamaani valetanud selle üles. Nemad on hämanud, nad ei ole ju rääkimist. Kahtlustan muidugi sind selles. Milles valetamis? Ja hämamises. Ma väidan, et nende kommunikatsioon on puhtalt rajatud sellele samal asjal, mida täpselt samade sõnadega. Absoluutselt, ma ütlesin ka. Täpselt sama nagu vastu ja siis selles mõttes, kes iganes nendega vestleb, on nagu selles positsioonis, et ta peab uskuma pimesi üht või teist poolt. Ja, mine ei ole alati. Või siis jääma nende faktide suhtes nagu neutraalseks. Mida üks pool näeb ühtemoodi ja teistpidi. Ma täna Eeroga ütlesin. Mul ei ole valikut, mina olen ometi, mina pimesi usun. Aga see, mida ta räägib sama veelmalt. Aga kontrolli fakte. Aga kontrollin, kuidas Skandinaavia ametiühing kontrollib need fakte. Et see on nende realistlik olukord. Ma ei tea, saadame siis TVK-sse esitatud tõendid neile või? Ja otsuse. Saadame kõik tõendid ka siis. Lugege meie tõendid läbi. Ma ei tea, kuidas sa seda, see on kimbatus meil, kus sa oled. Ja ma väidan, et sa nende isegi tõendite saatmisega teil sellest kimbatust päriselt lahti need ei päästa. Nad jäävad see lõksu tähendab, et neile on justkui väga usutavalt räägitud ühte juttu, neil on väga usutavalt räägitud teist juttu, selle kahe vahel. No ma ütlen jah. Et see selles olukorras, selleks, et sa aru saada, kuidas nad käituvad, mida nad järgmiseks teevad, sa pead aru saama, kus nad on, et see on täpselt see seis. Ma tean. Et ametiühingud eeldab muidugi seda, et nad usuvad ametiühingud rohkem kui teist. Aga meil praegu veel aga kindlasti nad suudavad vähemasti kuskile ronida omaga teise pool usutavuses. Vaat ma ei tea, kui nad isegi sind ei usu, keda nad usuvad siis Eestist. Keda? No Michael kas või. Sa olid ka seal minu kõrval, ütles, et näed, siin on Anne, see on ju, talle sõidab tagasi. Ma rääkisin talle selle jutu ausalt, et ta usub mind. Küsimus on see, et ma ei rääkinud talle väga palju sellest meie taktikast siis. Ja, seda ma rääkisin ise. Üks jutt, kus ma tean, klassikaliselt on neil nagu seisukohad on see klassivõitlust meie eriti Valgekraed
ei pea. ei pea, päriselt nad ei pea. ma rääkisin. et see selline kindlasti ehmatav. ma kasutasin natukene sellist sõnavara, mida ma korjasin üles Zagrebis ühel huvitaval konverentsil onju. kus olid intellektuaalid koos ja seal ikka räägiti. no ma lihtsalt rääkisin teatavast conscious või sellest identiteedist onju, et inimesed peavad aru saama, et on ikkagi mingi meie, kelle eest meie võitleme ja siis on mingid nemad ja neil on oma huvid, võib-olla nad ei kattu kõik. ma rääkisin sellist nagu natuke laiemat problemaatikat onju, et Eestis on kuidagi ära hajunud. et kui ma mõtlen selle peale, mida tegelikult tänased ametiühingud, eriti kontoritöötajate osas on teinud, on see, et nad pigem kinnitavad seda, et neil on tööandjatega ühised huvid. ja täpselt, nad on maha müünud lihtsalt oma liikmete. ei kuula, mis nad teevad, sa saad nendega koostööd teha, kui sa tead, mis nad mõtlevad. mis nad teevad? et aga see ei takista seda välja toomas neid probleeme, mis nende suhetes on. ja seetõttu see ideoloogia on suunatud mitte klassivõitlusele, vaid just nimelt klasside koostööle. okei. võib väita, et see on siuke supersotsiaaldemokraatlik, eks ju, või siuke nõnda. ja see, mis te ütlesite, neil on ka nagu parempoolsed liikmed väga suures ulatuses, see on ka tõsi, et see parempoolne ametiühing ju tegelikult tähendab seda, et ta on suuteline valima nagu liberaal ja konservatiiv ja selle kaudu kuidagi kaitsma veel töötajaid, eks ju. et see selles mõttes oled nagu komplitseeritumas nagu kihis, et kindlasti siis inikaedel on see nõnda. 600-700 euri. teine lugu, aga väidan, et sa pead olema ka seal ettevaatlik sellega, et mida nad, see on klassi küsimus. ei, ma küsisin, kuule, mis te tahate, kui ma käisin kontoris, ma küsin, mis te tahate nagu. Palka tahavad mitte. ma ütlesin, et ma tahaks nagu, et mu lapsed saaks toidetud ja riietatud. siin Rakveres või kus iganes väikelinnas on, sest mul ei ole ühtegi muusse töökohta minna. palun mine aja mulle. ja see on tunduvalt suurem teema kui ütleme pisiasjad Rootsis on ju. absoluutselt, ta on poliitikast, ei ta mitte midagi teada, siis palun ma tahan raha saada. aga ma ei tea, kas Rootsis ma väidan, et on ka väga tähtsad teemad. vaata, küsimus ongi see, et igalühel on tema teemad kõige tähtsamad on ju. muidugi kõik lähevad oma. okei, ei no muidugi, kuule, kindralid peavadki õpetama siiapoole on ju, aga meie saame ka siitpoolt neile väga head õppetundi anda. sest kui meil see operatsioon siin õnnestub praegu, no see on ikka väärt filmimist nagu. et siis me saame kõik ülejäänud pangad lahti nagu. me loome väga tugeva pretsedendi ja sa saad 2-3 aastaga saad 3000 uut liiget nagu finantssektorist. It's done, see on tehtud siis. kui me siin lähme. sama teeme tingimusel, et meil on nagu ühine arusaamine, mida me teeme. ei muidugi, kõik see organisation building. aga skandid nagu noh, ma saan aru. sellepärast ma ütlen, et partnerid tuleb hoida lähedal. seda küll. tuleb hoida lähedal ja mõista, mis on nende nagu. ja meil on mõlemal. algideed, et see idee, et kas me Stockholmis nagu piketeerime mitte, tähendab see tegelikult paneb ju ütleme selle. me peame saavutama nende nagu heakskiidu seal tegelikult. kui me neist üle sõidame seal, siis on see nagu suur probleem. miks, et sa leidsid aega? kuule muideks see, vaata Kaili ütles, et kuidagi imelikuks läheb, sa veedad võib-olla liiga palju aega minuga on ju. selle teemaga. vaatame, et mingid asjad saavad teised ka aidata, eks ju. mul on natuke mures, et Kadri ja Rutt on kaugel. nojah, ma tean. panus kindlasti on, meil on kogemus samasugust. ja. no siin on see ajaga. siin on ka tegelikult olnud seda kehvas seisus üsad välja tulnud. no ma tean. mitte välja tulnud. mul on lihtsalt ka vaata, me oleme harjunud koos töötama ja nüüd meil tulevad lihtsalt nagu uued inimesed ja. Kaili ja Rasti ja need saab. ja. mis veel? ja tehtud, aitäh.